Hei armsad vaatajad ja kuulajad, mina olen Kristiina Metsala Ja mina olen Naatan Metsala. ja see on meie podcast Vahejaam, kus me räägime kristlikust elust, usust, jumalast, meie kogemusest usueluga ja kõigest sellest. Just nii, iga nädal. Ja esiteks, meil täitus 200 subscriberit YouTube'is. See on suurepärane asi. YouTube'is sai 200 subscriberit. 200 inimest kuulab meid YouTube'ist. Täiesti ulmeline. Wow. Nii et See on nii äge. see on nagu mega äge. Suur aitäh teile kõigile subscribe imast, aitäh, et te toetate, kui te tõesti likeite, subscribe ite, siis YouTube lükkab neid videosi edasi teistele, kes võib-olla niisama ei kuula meie episoode, et ka nemad saaksid natuke kristlikku content'i ja. Täpselt nii ja see on nagu, ütleme, me ei oodanud neid kiiresti nii palju vaatajaid saada ja kuulajaid, et see on igatepidi, me oleme nagu mega õnnelikud selle üle, see on nii lahe, et teid nagu nii palju on, nii et nagu suur tänu teile. Ja meil on tõesti hea meel, et see nagu nii paljudele korda läheb ka. Ja see motiveerib meid väga tegema, nii et aitäh teile just nimelt selle eest. Ja see on täiega äge. Ma kuskil episoodis vist lubasin ka, et kui meil saab kas 1 aasta täis või 200 subscriberit, et siis me laseme särgid ka välja. Jaa. Aga ausalt ma ei tea, kuidas seda teha, nii et me peame nüüd hakkama uurima seda asja, nagu nüüd on nagu päriselt käes see. Me nagu ei oodanud, et me peaks nagu, et me jõuame nii, noh, et Jaa, et selles nii mõttes see palju nagu, inimesi hakkab kuulama. jaa, sa nagu mõtled, et appi kui lahe, jaa, okei, ja muidugi me teeme särgid ja siis sa oled nagu, oot, ma pean nagu plaane tegema ja tellimusi esitama ja mingi, siin peab nagu reaalselt tööle hakkama nüüd sellega. Mõtle, meil on, kui see episood üles läheb, siis on 1 kuu veel ja meil on aasta täis Vahejaama podcasti. See on ka täiesti omaette nagu landmark, mul läheb kodus sõna eesti keeles ära, aga see on täiesti nagu omaette, noh see on sünnipäev, on ju, esimese aasta sünnipäev, täitsa uskumatu. See on olnud üks vinge aasta täis kasvu kindlasti meile ja treenimist, aga ma ütleks, et see on aasta, mis on kasvu ja treenimisega meid mõlemaid ja ma loodame, et kindlasti ka teid see lähemale viinud Jumalale. Et see on nagu worth it. Jaa, sest meie ainus soov seda episoodi või seda podcasti tehes ongi see, et inimesed jõuaks lähemale Jumala tundmisele. Täpselt. Ja nii äge. See on lahe. Nii suur eesõigus on koos seda teha. Jaa, täpselt. Kas teeme oma sponsori ka kohe otsa ära või? Jaa, kindlasti. See episoodi sponsor, ei, meid ei sponsoreerita. Meil ei ole sponsorid. Aga PLL, nagu meie tassid näitavad, PLL otsib oma laagrisse vabatahtlike juurde, nii et noored, kes te olete entusiastlikud, vinged, ägedad, kristlasest noored, siis kui teil on vaba aega PLL-i laagrite ajal, minge vabatahtlikeks ja aidake kaasa teenida ühele nii ägedale laagrile, nagu see on PLL. Täpselt ja et selleks, et nagu seda infot rohkem saada, näha, kuidas seda teha ja kuhu minna, mine nende kodulehele www.pll.ee/liitu, see on siis pll.ee/liitu, paneme ka selle niimoodi ekraanile siia, et siis on kõigil kenasti näha pärast, eks, aga ja seal on kõik info olemas sellega, kuidas meeskonnaga liituda. Meie mõlemad olime laagrijuhid mõned aastad tagasi koos ühe meie hea tuttavaga ja see oli nagu mega äge kogemus ja vaimulikult väga treeniv ja noh, sul on nagu toit, majutus, kõik on nagu välja mõeldud, kõik on nagu koha peal olemas, sina pead minema kohale, teenima noori ja nagu tundma ennast hästi, sa leiad selle keskelt sõpru, sa leiad nagu mingeid ägedaid sidemeid ja noh, see on igatepidi nii äge kogemus, mida teha oma suvega, et me mõlemad nagu kindlasti soovitame, et minge täiega. Täiesti. Ja. Aga tänane teema on ära lase röövida oma tähelepanu. Ära lase röövida oma tähelepanu. Ja vaata, kui sul on nii kaunis naine nagu minu, siis su tähelepanu hajub kogu aeg, kui sa lihtsalt üritad nagu jutustada, kas või ka. Aga see on hästi oluline hea teema, sest et ma arvan, et noh, ajal, mil me praegu elame, on see kõige segavam faktor lääne inimese elus on müra. Ja mitte nagu lihtsalt audiomüra, aga nagu reklaam, informatsioon, uudised, nagu seda stimuleerivat informatsiooni, mis viib sinu pilgu kuskile mujale, on nagu nii palju kogu aeg konstantselt. Et nii lihtne on ära kaduda siia maailma ja sellepärast me sellest räägime ka. Ja ma tõesti vaatan, et saatan nagu teeb kõike selleks, et inimeste tähelepanu saada
ära selle teema pealt, mis tegelikult on oluline. Et iga kord, kui keegi hakkab Jumalale lähemale liikuma, keegi õpib tundma Jumalat, siis saatan tuleb vahele ja kuidagi istutab oma mingi umbrohu sinna vahele ja see Jumala sõna nagu hakkab ära hääbuma inimese elus, on ju. Et kohe, kui sa võtad eraldi nüüd fokusseeritud aega Jumalaga, siis miski nagu sõidab sisse. Jaa, täiesti. Ma mäletan tükk aega, mul oli see probleem endal ka, kus ma ärkasin hommikul üles, mõtlesin, ma loen piiblit ja panin spets nagu äratuskella 15 minti enne seda, kui tavaliselt Elli meil ärkab üles hommikuti. Ja siis nagu iga kord, kui mul oli alarm, mina ärkasin üles, kui ma olin näiteks lamasin voodis või läksin näiteks ilutuppa diivani peale, on ju, siis oli nagu täielik vaikus, aga kohe, kui ma nagu võtsin oma piibli ja istusin maha, siis ta ärkas ülesse. See oli nagu kohe, seda iga kord, kui ma võtsin piibli, siis nagu laps ärkab üles, siis sa oled nagu mingi, see ei ole võimalik, noh. Et nagu, come on, Jumal, see on nagu lihtsalt tüütu juba nagu. Ma tahan nagu lihtsalt 5 minti, nagu anna mulle 5 minti kas või, on ju. Aga jaa, ma olen seda sama asja olen näinud ka muide vastusule tulnud inimeste puhul ja pastorid võitlevad sellega kogu aeg on see, et inimene tuleb usule, sa ütlesid nii kenasti seda tegelikult, aga et inimene tulebki usule ja siis tal on ilge nagu kontakt Jumalaga ja kui ta peaks hakkama just seda vundamenti, esimest usuelu vundamenti oma elus ehitama, siis midagi juhtub alati ja kurat proovib kuidagi konksudega selle inimest tagasi tõmmata maailma, see on alati niimoodi. Ja ma tean, et see on täpselt see koht, kus pastorid väga tihti võtavadki ühendust niimoodi vastuusule tulnud inimestega ise rohkem, seepärast et nad teavad seda. Et okei, nüüd see asi hakkab pihta, nüüd käib see protsess, mina pean omapoolse konksu ka panema, et see inimene ära ei kaoks. Ja vaatama, et tal oleks kõik hästi, et tal ei oleks mingid probleeme, mingid segajaid selleks, et ta saaks rahulikult pühenduda sellele, et rajada oma suhet Jumalaga edasi, on ju. Et noh, sellepärast ongi nagu oluline seda nagu vaadelda ka on ju Karjase perspektiivist. Jah, see on väga hea point tegelikult, ma olen ise ka enda mentordatavate nagu tähele pannud seda, et keegi on, kes just tuleb värskelt usule, siis nii kiiresti, isegi et on mingi tugev kogemus Jumalaga, siis nii kiiresti kuidagi, eriti praeguse maailma rüppes, kuidas sul on nii palju sotsiaalmeedia mõju, nii palju infot tuleb igalt poolt, nii palju mõjutusi tuleb igalt poolt, siis see, et kui sul on mingi kogemus Jumalaga või kuidagi siukse usule tuleku moment, siis see kuidagi nagu tühistatakse ära nii kiiresti, sest seda muud infot on nii palju, mis väidab sulle, et ei, see ei ole Jumal, ei, need olid, ma ei tea, su enda mõtted, on ju. Ja mis iganes veel, on ju, et see on väga hea point ja et kui sul on keegi tuttav, kes on just tulnud usule, et siis see tõesti nagu hoiad kätt pulsil ja toidad lusikaga talle Jumala sõna sisse ja vaatad, et ta oleks nagu vaimselt toidetud. Ja, kusjuures see on väga hea üleskutse, et sa saad olla see, kes hommikul kirjakohti saadab talle. See on hea sõber. Aga alustaks näiteks sellest, et mis on need erinevad asjad, mis tõesti meilt tahavad tähelepanu röövida. Esiteks on sotsiaalmeedia. See on tõsi, varastab küll. Teine on ilus naine, okei. Kuule! Sotsiaalmeedia üritab täiega mõt tähelepanu röövida kogu aeg, jah. See on nagu väga ebameeldiv nähtus tegelikult. Ühtepidi lahe asi, aga jah, nii see kipub olema. Kiire dopamiin, mida me saame ekraanide vahendusel, see küpsetab meie aju nii, et me ei jaksa enam teha tavalisi ülesandeid. Me ei jaksa enam, ma ei tea, nõusid pesta, koristada, me ei jaksa piiblist kas või ühte peatükki võtta, sest see tundub nii raske tegevus vahepeal, on ju? Yeah. Sest et tõesti, et nagu sotsiaalmeedia, no ma rohkem mõtlen ekraane siin all praegu, arvuteid, telefone, et see nagu dopamiin, mis sa nendest ekraanidest saad, see lihtsalt hoiab sind tagasi tegelikult sinu potentsiaalist. Just. Ma olen nagu motivatsioonikõneleja juba. Aga tõesti, see hoiab sind tagasi sellest, mis tegelikult Jumalal su jaoks plaanis on. Vaata, kui palju tunde inimesed veedavad, meie kaks ka, veedame oma nagu ekraanide taga. See on, tegelikult sa vaatad neid tunde, siis sa mõtled, et okei, tegelikkuses mul on seda vaba aega küll. Et sotsiaalmeedia ongi üks tõestusest selleks, et nagu inimestel on vaba aega, sest kui sa vaatad, kui paljud inimesed, kui palju oma vaba aega panustavad sotsiaalmeedia peale,
kuidas sa planeerid oma piltide tegemist, videote tegemist, kui palju sa vaatad TikToki, Instagrami, mis iganes, on ju. Et kui sa vaatad seda, kui palju inimesed veedavad seal aega, siis tegelikult see ongi meie vaba aeg ju, mida me seal sisustame, on ju. Et meil on see vaba aeg olemas, aga nagu ongi see, et meie praeguse ühiskonna eripära on ju, et meil on asjad tehtud nii mugavaks, meil on sihuke mugavusühiskond, me ei pea iga päev jalutama igale poole, on ju, meil on autode võimalus, meil on nõudepesumasin, pesumasin, meil on nagu nii palju mugavusi loodud siia maailma ja vaba aega peaks nii palju olema, aga ometi kõigil on nii kiire kogu aeg. Vaba aega lihtsalt röövitakse meie käest ära ja me peame hakkama võtma vastutust enda aja eest. Täiega nõus jaa, sest et ma mäletan, meil oli koguduses kunagi üleskutse selle 40-päevase paastu ajal mõned aastad tagasi, et võiks teha nagu paastu, võiks koguduses teha paastu ja meil ühel abipastoril tuli südamesse, et võiks teha nagu sotsiaalmeediast paastu. Kutsus üles inimesi, et jumala vaim kuidagi kõnetas seda tegema ja ma tundsin oma südames ka, et ma peaks ka seda tegema, on ju. Ja ma tegin seda ja ma mäletan, ma läksin koju ja ma vaatasin nagu seda statistikat, et kui palju ma tegelikult aega veedan, siis ma sain aru, et ma keskmiselt 4-6 tundi päevas veedan Instagramis. Ja siis mulle nagu koitis, et see on nagu reaalselt tühi aeg, 4-6 tundi päevas tühi aeg. Appikene nagu, mõtled, sa saad nagu 4 tundi oma elust iga päev tagasi, lihtsalt sellepärast, et sa ei ole seal nagu. Ja siis ma sain aru, kui mõttetu see on ju. Aga naljaks oli küll see, et isegi see, et nagu ma võtsin pastust osa ja see läks nii kaugele, et siis aastaid hiljem siiamaani ei kasuta sotsiaalmeediat üldse. Ja aga see esimesed nädal, see motoorne refleks oli sees. Ma käisin kodus ringi ja siis võtsin kogu aeg lihtsalt suvalisi asju kätte. Ja siis istud mõtled, või siis võtad telefoni, teed nagu ekraani lahti, vaatad seda ja siis mõtled, mul ei ole midagi vaadata, siis paned jälle telefoni maha, on ju. Aga see on nii kummaline, see näitab seda tegelikult nagu kuidas sa võid nii infosõltuvusse jääda mingi mõttetust tränist, on ju. Ja see lihtsalt varastab sinu aega, tähelepanu, energiat ära, mis kõik peaks tegelikult minema sinu päris elu üles ehitamisele ja suhtele jumalaga, on ju. Et nagu ära lase oma aega ära röövida mingi mõttetutel asjadel. See on võib-olla üks suurimaid õppetundi minu elus, mis ma olen õppinud võib-olla. See toobki mind järgmise punktini, mis ongi võltsmaailmas elamine, mis röövib meie tähelepanu ja ka aega. Jah. Täiega. Võltsmaailmasid on ju nii palju erinevaid ka. On sotsiaalmeedia, meil on filmid, arvutimängud, raamatud võivad isegi olla, see võib ükskõik nagu mingisugune välja mõeldud keskkond või kuskil koht, mis võib olla selline, mis lihtsalt sööb kuidagi sinu tähelepanu täiesti ära. Ja noh, see on minu arust see on okei mingi periood võtta näiteks puhkuseks selle tegemiseks. Sa võtadki mingi päeva, loed raamatut, on ju. Oled pika töönädala, töökuu teinud, vaatad paar filmi, on ju, puhkad üks laupäev, on ju. See on täiesti okei, on ju, et ära lase nagu sellel nagu niimoodi ennast nagu heidutada. Aga et su igapäevaelu või mingit sükest suurt tükki sinu ajast elust nagu konstantselt ära varastab. See on nagu see, kus see muutub problemaatiliseks tegelikkuses. Esiteks see muudab mitte ainult ei röövi sinu nagu aega, aga see muudab sinu pilti reaalsusest ka, sellepärast et sa paned rohkem väärtust sellele mingile asjale, mis ei ole tegelikult päris, kui sellele maailmale, kuhu Jumal on sind tahtlikult ja teadlikult paigutanud tegema midagi. Et see on naljakas, sest et meil tekivad need harjumused puhkamisega ja nagu sükese rõõmu saamisega läbi nende asjade, mida me nagu teeme. Mida ma nagu sellel mõtlen on see, et kui sa otsustad, et okei, et näed, iga päev vaatan 3 Netflixi filmi, et see on mõttetu aja raiskamine, võtaks seda maha, võlts reaalsus, tõmbad selle maha, sul on mitte ainult 3 tundi rohkem aega, aga sa leiad, et mida iganes sa siin maailmas päriselus teed selle 3 tunni asemel, on samuti lõõgastav ja tore veedetud aeg. Et see ei tähenda, et sa pead kohe 3 tundi rohkem tööd tegema või 3 tundi, no mida iganes, aga järsku nõudepesemine ei ole nii halb. Sa teed ära, seal istud diivanil, mõtled, oi, kuule, nii tore on olla. Nii ma tunnen ennast rahus ja rõõmus ja õnnelik, on ju. Ja vaata siuksed asjad on ju, et sa tegeled ja vaatad otsa sellele päris maailmale, kuhu sind on loodud. Sest et see on see, mis Jumal tegelikult sind tahab. Mis sa arvad võltsmaailmast? Tead, ma avastasin kunagi enda puhul ühe sellise aspekti võltsmaailmas elamise kohta, et ma tegin endale võltsmaailma sellega, et ma tegin nii palju plaane tuleviku jaoks.
aga reaalsuses ma ei elanud ju seda. Mm. Need olid lihtsalt plaanid, et nii, milline minu, ma ei tea, trennielu välja näeb, on ju, milline mu töömaailm välja näeb, okei, kuidas ma mingi finantselu saan elada niimoodi, et ma teeniks nii ja nii ja nii palju, on ju. Ja siis sa mõtled erinevaid mingeid stsenaariumeid läbi, nagu võib-olla katsetad läbi mingeid asju, vaatad erinevaid kas tööpakkumisi või ülikooli õppimisvõimalusi, mis iganes veel, aga reaalsuses sa ei tee mitte midagi selleks. Ja siis sa eladki nagu oma tulevikuplaanides, aga tegelikult olevikus sa ei ela. See on väga kurb. Või siis teine variant selle puhul on see, et mu elu hakkab siis, kui need asjad minu elus juhtuvad. Näiteks mu elu hakkab siis, kui ma ei tea, ma abiellun. Kui mu elu hakkab siis, kui ma ei tea, ülikooli lõpetan ja või ma ei tea, gümnaasiumi lõpetan ja vanemate juurest välja kolin, on ju, siis algab mu elu, on ju. Või nagu mu ema räägib, et tema elu hakkab siis, kui ta pensile jääb lõpuks, et siis ta ei pea enam töötama. Ja siis sa mõtled, et okei, et aga nagu meie elu on juba praegu siin, praegu selles hetkes käib juba meie elu ja need valikud, mis sa praegu teed, need ju tahes-tahtmata mõjutavad seda, mis sul tulevikus on. Kui sa praegu ei muuda midagi, siis tulevikus ei muutugi midagi. Täpselt. Nii et me peame hakkama elama praeguses elus ja ma arvan, et tähendab praeguses elus, nagu ma õpetan mitut elu juba. Me peame nagu õppima elama praeguses hetkes ja ei tohi ära varastada seda hetke, mis on nagu need oleviku hetked, on ju, mis juhtuvad praegu. Täpselt, sellepärast, et vaata, siis sa kaotad ära selle perspektiivi, kui palju rõõmu need praegu oleviku hetked ka võivad sinu elusse tuua. Minu jaoks oli hästi oluline nagu, kuidas ma ütlen, mõttelaadi muutus inimeste suhtes oli see, ma kuulasin ühte Jordan Petersoni intervjuud ja siis ta rääkis seal, ta ütles väga huvitav lause, ta ütles seda, et kõik, mida me teame inimpsühholoogiast, religioonidest ja ajaloost, näitavad seda, et inimesed ei ole loodud puhtalt rõõmu tagaajamiseks. Et me oleme loodud otsima mingisugust suuremat eesmärki ja mingit põhjust oma elus. See on see nagu driving force või nagu meie põhisüke edasiviiv jõud siin elus. Ja minu jaoks see oli nagu, see väga pani mind teistmoodi vaatama elu, sellepärast et ma järsku sain aru, et see maailm on nii täis seda infot, et sa pead võimalikult palju tõmblema ja tegema selleks, et sa ometi oleksid õnnelik. Aga rõõm on tegelikult tagajärg sellest, et sa teed midagi õigesti, mitte see nagu eesmärk, mida sa taga ajad otseselt ise, on ju. Ja see oli minu elus samamoodi üks meeletu nagu selline tähelepanu röövel, sellepärast, et ma istusin, ma lõin endale ka sellise nagu võltsreaalsuse mõeldes, et okei, et ma pean otsima rõõmu siit, ma pean otsima rõõmu sealt, on ja ma pean nagu nägema mu elus, igapäeva elus peab olema mingi nagu doos rõõmu. Ja tegelikult oli see, et kui ma hakkasin otsima sügavamat eesmärki asjadele, siis see rõõm tuli iseenesest. Sest ma sain aru, et mul on nagu Jumalaga koos ja oma perega koos ja oma tööelus järsku tekkinud mingisugune väga sügava põhjuse ja eesmärgiga elu, mis on nauditav. Ma armastan oma elu, nagu see on nii lahe elu. Ja ma tahaks, et teistel inimestel oleks ka nii, on ju. Et ma ära aja taga lihtsalt pelgalt emotsiooni. Jah, et sa õpid armastama enda praegust elu. Kujundama elu nii, et praegune elu siin oleks sulle meele järgi tegelikult. Täpselt nii. Ja muide, seda tegelikult aitab teha ju sinul Jumal, sest et tema on ju sind loonud. Ta ju teab, mis sind nagu täidab ja mis sind rõõmsaks teeb kõige rohkem. Et kui sa usaldad oma elu ja ise ennast tema kätte, aga usu mind, ta tahe sulle ei ole nagu lakkamatu kannatus. Ja, ma just tahtsingi siit edasi öelda, et kui sa õpid elama Jumalale, siis tegelikult siis sa avastadki nagu tegeliku rõõmu enda ellu. Just, et kuidas see nüüd oligi? Esmalt Jumal ja siis kõik muu. Ja, aga mis röövib meil meie tähelepanu, on suures osas andestamatus, pahameel, kibedus. Need on asjad, millele me nagu niisama ei mõtle, et aga kui sa ei ole oma minevikust asju maha pannud, siis varem või hiljem need tulevad sind uuesti kimbutama. Need tulevad uuesti tagasi sind kiusama. Et mõtled, et aga vaata, kuidas ta ikka, ma ei tea, sinuga käitus, vaata, mis ta ütles, vaata, mis ta tegi, on ju.
ja või kui sul on mingi kibedus mingi teema osas, mingi pahameel millegi suhtes, on ju, siis need asjad hakkavad alati üles tulema, eriti siis, kui sa üritad võtta Jumalaga seda osadusaega või kui sa tahad liikuda Jumala poole, need asjad tulevad ülesse ja tegelikult see võib olla hea asi, sa saad kohe haamriga naelapea pihta, Mm. sest et sa saad kohe aru, ahah, mis on veel need asjad, mida sa pole toonud Jumala ette täielikult ja vahepeal tulevad ka need asjad, mis sa oled juba ära andestanud, sa oled juba need maha pannud, aga nagu vaikselt nagu tahavad sisse sõita, vaata, siis see on ka Jeesuse Kristuse nimel segaja vaim välja siit. kõik Jeesuse nimes on vägi, kõiki neid asju tagasi hoida, kui need on Jeesuse ette maha pandud, siis pole mingit põhjust, miks need peaks valitsema su elus. kui su elus valitseb Jeesus, kes on sinu elu issand, siis mitte miski muu ei pea seal valitsema ja ei saagi seal valitseda. Aamen, jaa, täiega nõus. See on nii lahe, kuidas Jumal tegelikult võib nii, kuidas ma ütlen, kui sa paned Jumala päriselt sellele troonile, mis su südames valitseb, kui Jeesus istub selle trooni peal, siis on elu ikka väga ilus. See ei ole probleemivaba, ma pean ütlema, aga see on väga ilus. Mul tuli meelde üks näide omaenda elust täpselt selle teema kohta, kus ma pidin näiteks õppima lahti laskma mitu korda sellest, et alati, kui sa oled kutsutud teenistusse, sa oled kutsutud teenima, onju, siis sina ei ole alati, iga teenistuse pakkumine ei ole alati sulle või sa ei pea olema alati see, kes särab laval või tegema mingeid asju. Ja tänasel päeval ma olen sellise koha peal, et täiesti vaba tegevõrk, kui tuleb mingi teenistuse kutse, siis ma südamest küsin Jumala käest järgi, et kurat, kas sa üldse tahad, et ma lähen, onju. Ja kui ta ütleb, et jaa, mine, räägi seda või tee seda, siis mõtlen, et jaa, vabalt okei, lähme, onju, teeme ära. Ja kui ei ole, siis noh, mul ei ole vajadust ronida kuskile, kus ma ei pea olema tegelikult, onju. Aga see tuli mitte üldse positiivsete asjadega, seepärast et nii mõnigi kord juhtus seda, see tuli esimest korda näiteks minu juures esile niimoodi, et meil oli üks suurem ülistusteenistus, kus ma pidin mängima pilli, trumme mängima seal taustal. Ja siis meil oli mingi kohutav möödarääkimine ja ühesõnaga see situatsioon oli niimoodi, et kuidagi saidi aru, et mina mängin ainult proovides, aitan seda bändi ja siis tegeliku kontserti ja nagu ülistusteenistuse teeb üldse hoopis keegi teine. Aga minuni see informatsioon kunagi ei jõudnud. Nii et siis, kui ma läksin nagu sinna selle ülistusteenistuse päeval, olin mingi mitu nädalat nagu lugusid õppinud, harjutanud ja kõike teinud ja vaatasin, et keegi teine istub seal, siis noh, öelda, et ma olin pahane, on nagu kergelt öeldud, on ju. Et ja ma läksin ära sealt ja ma mäletan, ma jalutasin lähedal olevas pargis ringi ja ma olin hästi pahane. Ja mingi hetk ma ütlesin Jumalale, et tead, ma jõudsin sinna punkti, kus ma ütlesin, et tead, et olenemata sellest, mis eksimuse keegi teine on teinud, ma tahan olla see, kes on Jumalaga suurem nendest asjadest. Ma tahan olla selline mees, kes saab hakkama sihukeste asjadega. Ma olin siis, noh, see oli aastaid tagasi ka, ma olin noor ja jah, sest praegu ma olen antiikne, aga mõte oli selles, et ma ütlesin Jumalale, et okei, tead, ma annan neile andeks, ma lasen selle lahti sellepärast, et see eesmärk on ikkagi sinu teenistus. Ja et sina saaksid ülistatud ja et kõige parem asi saaks esile tulla. Ja siis ma läksin sinna tagasi ja sain ja see oli fenomenaalne oli see teenistus, see oli väga hea teenistus ja ma olin üliõnnelik ja ma vaatasin, mõtlesin, et pekki, et oligi parem, et see keegi teine palju osavam ja palju parem minust mängis ja siis ma olin ise nagu mega õnnelik selle üle vaadates seda ka, onju. Ja see oli nagu nii lahe. Pärast tagantjärgi ma sain teada, et kunagi sarnase kontingendi inimestega juhtus sama asi umbes 10 aastat tagasi enne mind. Ja see inimene, kellega juhtus selline asi, läks kirikust lihtsalt minema. Ei tulnudki tagasi, sest et tal oli nagu kristlased niimoodi noa selga pannud. Noh, see on väga suur reetmise tunne on sihuke, kui sihuke asi võib juhtuda. Ja ma selles mõttes, ma istusin, minu jaoks oli see korral nagu kohutav, sest et hirmuäratav, ma järsku sain aru, mõtlesin, et oi metsa. See oli nagu tegelikult päris suur eksami koht vist ja Jumal aitäh, et see nüüd sai õigesti tehtud, sellepärast et need on jumalateenistused kuuluvad sinule, mitte minule. Ja sealt edasi on olnud üsna lihtne, kui mingitel asjade puhul juhtub midagi sellist, et sa pead pere tõttu ära ütlema või sa pead mingitel muud asjad, no ei saa, siis ei saa. Ja kui ei pea minema, siis ei pea minema. Ja see ei ole maailma lõpp, sest et Jumala vaim on see ju, kes tegelikult juhib teenistusi ja Jumal on see, kes kontrollib seda, mis tema kojas toimub. Ei pea alati igale lavale ronima. Päris hea oli olla pärast seda, päris vabastav tunne oli see. Ma sain aru, et
kui ma panen Jumala, usaldan Jumalat nendesse asjadesse kontrollima, siis ma saan aru, et need asjad laabuvad palju paremini kui midagi, mis minu visioonis või südames võiks olla. Ja see oli usalduseksam Jumalaga. Fookus on Jeesusel, mitte jaa. meil, on ju. Tema on see, kes neid asju juhib, mitte meie. Sinul on lihtsalt aeg-ajalt eesõigus kohale ilmuda ja öelda nii, aita. Täpselt, jaa. Aga tegelikult see on lihtsalt Jumala riigi töö, mida nagu me saame olla õnnelikud, et ta kasutab meid selles, et see on ja. Aga lähme edasi. Sobib. Mis veel meie tähelepanu röövivad väga palju on tegelikult igapäevaelu toimetused, mida me ei saa unarusse jätta enda igapäevaelu toimetusi, on ju, aga need võivad olla meile väga suureks tähelepanu röövjaks. Näiteks hakkad palvetama ja siis järsku su mälu läheb, ma ei tea, 5 korda paremaks. Sa hakkad meelde tuletama kõiki asju, kõiki olulisi asju oli nüüd vaja toit panna valmis, siis ma ei tea, nõud oli vaja ära pesta, pesu oli vaja pesema panna, oli vaja helistada sellele inimesele, kirjutada tollele ja nii edasi. Kõik tuleb meelde, kõik tähtajad järsku, mis on vaja kohe ära teha nüüd, on ju. Et need on ka asjad, mis tegelikult me nagu, mis võivad röövida meil seda tähelepanu päris kiiresti. Jaa, 100%. Minul on olnud see võitlus alati, see on alati üks ja seesama liin. Ja see on nii naljakas, sellepärast, et nüüd ma olen ära õppinud vähemalt selle. See on see, et ma istun ja palvetan ja ütlen, et Jumal, õnnista seda päeva, luba, et see päev kannaks sinu juhtimist, sinu vaimu, sinu tahet. Õnnista mu naist, õnnista meie tütart, õnnista meie peresid, siis seda inimest, kelle pärast ma palvetan või kuidas vaja on. Õnnista mu tööd ja töökaaslasi ja siis seda tööülesannet, oota, siis mul on see tööülesanne ja siis tuleb see tööülesanne. Ja ma pidin sellele inimesele helistama, oota, täna on ju see asi ka, Jumal, palve, nii, isa. Õnnista seda päeva ja siis selle tagasi selle poole. Aga see liin on alati üks ja seesama nagu, et sul tuleb kohe see task list lahti ja sa oled nagu mingi hakkab nagu tulema ja sa oled mingi, ei, ja vait nagu, ma nüüd on praegu mina ja Jumal. Aga see tulebki ajas ilmselt. Ja selle juurde ma mõtlengi, et see ongi treening. Sa treenidki seda nagu mõtete vaigistamist, on ju, et mida rohkem sa treenid, mida rohkem sa suunad oma mõtteid, seda nagu Jumala peale tagasi, on ju, seda kiiremini see tekib, kui uuesti peaks tähelepanu hakkama hajuma. Sa suudad ennast palju kiiremini tabada sellelt, et oih, mul läks tähelepanu ära, nii, ops tagasi nüüd, on ju, et. Jaa. Ma tahaks võib-olla rõhutada seda ka veel nende tähelepanu juhtimiste puhul, et need ei ole ka nagu lihtsalt niisama ainult nagu meile kasulikud ja need ei ole ka lihtsalt niisama, et Jumal mõtleb, et kuule, teeks sinust parema kristlase. Nende nagu eesmärk on ka see, et kui sa oled ustav piskus, siis sulle saab usaldada rohkemat. Ühesõnaga, kui sa nagu vähe pingelises olukorras õpid ennast kontrollima ja ennast taltsutama, Jumal paneb sind pingelisemasse olukorda, kus sa õpid seda tegema, siis ta paneb sind veelgi pingelisemasse olukorda, kus sa õpid seda tegema, siis veelgi suurema vastutuse juurde. Aga vaata, need pinged tulevadki alati proportsionaalselt erinevate vastustuste ja teenimiskohtadega, mis tähendab seda, et lõppude lõpuks, sa jõud kohta, kus sa võid olla väga konfliktses ja ebamugavas olukorras ja sa pead jääma rahulikuks ja suutma fokusseerida kõige selle lärmi, ebamugavuse, emotsionaalse tormi ja kõige keskel Jeesusele. Ja sa suudad seda, sest et Jumal on sind õpetanud seda tegema ajas järjest rohkem ja rohkem. Ja vaata, selle läbi hakkab igasuguseid läbimurdeid tulema erinevatesse olukordadesse, inimeste eludesse ka. Et see on nagu, sellel treeningul on nagu strateegiline eesmärk Jumalal ka. See ei ole lihtsalt niisama, on ju. Et see on see, et Jumal tahab sulle rohkem anda. Täpselt. Aga lähme selle juurde edasi, et kuidas nüüd vastu panna nendele tähelepanu röövimistele. Et kui saatan tahab meid kiusata, tahab meie tähelepanu endale saada või üldse kogu elu ja müra ja virvarr on nii tugev, siis kuidas me saame nüüd tagasi sellesse, et me nüüd nagu Sinna. Kuidas me saame tagasi fookusesse Jumalaga? Väga hea küsimus. Kas sa tahad alustada? Jaa. Esiteks ma tooks välja Luuka 5:15-16. Aga sõnum Jeesusest levis seda enam, nii et suur rahva hulk tuli kokku teda kuulama ja saama temalt tervenemist oma haigustest. Temal oli aga viisiks minna tühja paika ja seal palvetada.
ehk siis endiselt salajane paik Jumalaga. Mis iganes siuksed tähelepanu röövimised, aja röövimised meil elus on, me peame võtma esmalt Jumal, siis kõik muu. Ja seda osaduses aega Jumalaga, olgu see salajane paik, noh see eraldi võetud aeg, kus sa nüüd fokusseerid Jumala peale ja võta endale nagu harjumuseks see, et sa lähed sinna tühja paika, on ju, nagu Jeesuski läks eraldi paika. Ja nagu ole nagu Daniel, kellel oli rutiin palvetamisega, et kes on nagu distsiplineeritud inimene. Ja näiteks Danieli 6. peatükk räägib meile seda, kuidas ta 3 korda päevas heitis põlvili, palvetas ja kiitis oma Jumalat, nagu ta seda ennegi oli teinud. Ja ta oli nagu distsiplineeritud sellega, et ta läks ja järjepidevalt läks Jumala ette. Ja ma ütlen seda ka, et tee nagu mine Jumala ette või võta aega osaduses Jumalaga, nii nagu sinu ajagraafikule sobib ka. Sest et kui sa oled ema lastega ja sul on töö ja kõik muud asjad, on ju, siis sinu nagu noh, sinu päevagraafik, sinu aeg näeb erinev välja kui see inimene, kellel on võib-olla, kes käib, ma ei tea, ainult ühes töökohas, on ju, või midagi sellist, on ju. Et need ajagraafikud on erinevad, on ju, aga tee niimoodi, et sa suudad teha asju järjepidevalt. Nagu ma olen öelnud, et endast anda 60%, aga teha seda pikaaegselt on nii palju parem kui see, et sa annad ennast 100%, aga jaksad ainult paar päeva, on ju. Nii et kui see ongi sinu jaoks üks palve, üks piibli peatükk päevas, go for it, mine sellega. Kui see on ainult üks salmikene, absoluutselt, see on parem kui mitte midagi, nii et alusta sellega ja siis see on nagu lumepalli efekt, see hakkab vaikselt niimoodi rohkem ja rohkem ja rohkem tulema, on ju, rohkem ja rohkem, mida rohkem sa harjud sellega, seda rohkem sa ka suudad ja ka tahad teha tegelikult. Täpselt, tal on selline nagu, kuidas ma ütlen, liitev efekt on ju, et see tulebki treenides ja tehes tegelikult, kuidas sa oma tähelepanu suunad niimoodi Jumala peale. Ja muide, sa märkad ka seda, kuidas su tähelepanu varastatakse ära Jumala pealt ka rohkem siis tänu sellele. Sest et vahetevahel see on ka veel omaette challenge aru saada, et oota, mu tähelepanu on praegu kuskil täiesti mingi kraavis, on ju. Mõnikord see võib olla niimoodi, et sa isegi ei saa aru sellest, on ju. Et selles mõttes see, et sa märkad neid mõlemaid asju, et sa märkad, et su tähelepanu on viidud Jumalast eemale ja et kuidas sa siit Jumala juurde tagasi saad, mõlemaid asju me treenime tegelikult elus pidevalt ja kogu aeg. Mulle väga meeldib, kuidas Salm 101, 3 ja 4 ütleb niimoodi. Ei, ma sea oma silma ette tühja asju, ma vihkan taganejate tegusid, ei need hakka mu külge. Pöörane süda olgu kaugel minust, ei ma salli kurja. Väga ilusasti öeldud, on ju, just, et ma ei pane oma silme ette tühja asju. See on esiteks. Mina olen oma elus pannud tähele küll, et kui ma keskendun mingisugusele liiga maisele asjale liiga kaua, see võib mu tähelepanu röövida ja hakata mu südames mingeid asju tekitama. No näiteks mõtled, et kirjutan eelarvet aastaks, on ju, ja siis tulebki mingisugune ja siis hakkad lihtsalt liiga palju raha peale mõtlema ja see võtab su tähelepanu, on ju. See on nagu mõttetu, tegelikult ei pea selle peale mõtlema ja siis panedki. Ja see aitab igas olukorras. Jumal, aita mind. Aita mul tagasi tuua see fookus. Tule mulle palun appi. Ja ma olen tähele pannud, et iga kord, kui mu fookus ära röövitakse ja ma ütlen, Jumal, palun tule appi, siis tegelikult seda teeb. See salajase paiga võtmine on nagu meeletult oluline, sellepärast, et see on nagu, kuidas ma ütlen, see on see ühendusliin Jumalaga, mis, kui sa võtad seda aega, siis see nagu, kuidas see kanal sinu ja Jumala vahel on vastavalt nii tugev, kui palju aega sina oled seda võtnud. Ehk et kui sa võtad seda aega iga päev, nagu sa ütlesid, kas või natukene, aga teed seda järjepidevalt, see ühendus on tugev. Kui sa jätad selle unarusse, siis saadki lihtsamini sinu tähelepanu röövida asjad, mis on tegelikult ebaolulised. Nii et salajane paik on mega suur võti. Absoluutselt. Siis Luuka 9.23 ütleb, et siis Jeesus ütles kõikidele, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist päevast päeva enese peale ja järgnegu mulle. Sa pead ohverdama oma elust need asjad ära, mis on ehitanud seina sinu ja Jumala vahele ja mis hoiavad sind eemale Jumalast. On see pidutsemine, joomine, suitsetamine, ropendamine, mingid sõltuvused, muud näiteks pornograafia, on ju. Või asjad, mis su aega röövivad, lõpmatu scrollimine, liigne sotsiaalmeedia kasutus, on ju, mis tõttu sa ei ela enam päris maailmas, on ju. Mingid kinnisideed, kadedus, andestamatus, mis iganes need on ju. Et kui Jeesus ütleb meile, et ja kes tahab mind järgneda, on ju, et salaku oma mina ja võtku oma rist päevast päeva enese peale ja järgnegu mulle.
see on nii võimas kirjakoht minu arvates on ju, et see, et päevast päeva, see ei ole niimoodi, et sa ühe korra tegid seda ja nüüd on nagu elu lill, on ju, vaid see ongi see, et sa iga päev teed otsuse, et jah, ma järgnen sulle, Jeesus, ja jah, ma panen kõik muud asjad maha, ma salgan enda mina ja ma järgnen sulle, Jeesus. reaalselt kõik ütlesid ära. see oli nagu perfektne. Siis Galaatlastele 5.13 ütleb, et teie vennad olete kutsutud vabaduseks. Ärge ainult tehke vabadusest õigustust lihalikule loomusele, vaid teenige üksteist armastuses. Meil on valik, mida teha oma ajaga. Me võime oma lihalikku loomust taga ajada või seda nagu selle ihasid täita, on ju. Me võime laiselda, ma ei tea, teleshowsid vaadata, scrollida, meeletult palju süüa, on ju, ja sihuke nagu enda naudingute järgi elada, on ju. Või siis meil on valik olemas. Me elame Jeesusele, me hakkame teenima teisi, me teeme seda rõõmuga, me ei ela mitte enda liha tahte järgi, vaid me hakkame elama Jumala tahte järgi. Aamen, täiesti täpselt. Ja kui sa võtad need kaks viimast punkti nüüd kokku, on ju, selle iseenda salgamise ja teiste teenimise, siis see on täpselt see, mida Paulus kirjutab, mis on minu üks lemmiktsitaate, on see, et pidage osadust üksteisega. Ja sest, et selline nagu ohver on meelepärane Jumalale. Ja siis sa saadki aru, et noh, alati ei ole mugav suhelda ja minna teenida teisi ja minna panna ennast sinna keskele, kus sa tahad nagu teiste inimestele võtta seda teenivat hoiakut, on ju. Aga see ongi üks osa sellest, et sa paned maha iseenda ja võtad oma risti ja järgned Jeesusele, sest Jeesus tegi seda iga päev. Tema teenis iga päev. Nii et meie peame samasuguse hoiaku osaliseks saama oma elus. Täpselt. Ole valvas oma aja üle, oma tähelepanu üle, sinu tähelepanu tahetakse röövida. Saatan päriselt ka tahab tähelepanu röövida Jumala pealt ära ja tahab röövida selle pealt ära, mis tegelikult elus oluline on. Ja me peame olema valvsad ja me peame veel rohkem Jumalast kinni haarama ja kuidagi teadlikult tegema iga päev otsust järgneda Jeesusele. Aamen, täiesti nõus, see peab olema tahtlik valik, see peab olema meie valik ja see ei ole alati mugav valik, aga see on alati väärt valik. Oo jaa. Selline oli tänane episood ja näeme järgmine nädal. Näeme järgmine nädal, aitäh teile, kallid kuulajad, olge väga õnnistatud.